Miski ei kontrolli teie autoaku seisukorda nii nagu talv. Ja miski ei paljasta teie käivitusaku tegelikku seisundit nii nagu koormusteste. Mis aku sees tegelikult peitub, ei saa teada tühikäigul, vaid alles koormuse all. Seetõttu laenasin Unimaxist selle seadme ja vaatan 4 erinevat akut lähemalt. Minu nimi on Toms Krzensk ja esimene kandidaat on Varta Plakk. Aastast 2012 vähe kasutatud ja üsna hästi hooldatud. Teine on Starvini bränd, mille all peitub Exide aku. Tootmisaasta, samuti 2012. Ja järgmine aku on taas Varta, seekord Silver ja BMW värvides, toodetud juulis 2005. See on seega aku, mille tootja tarnis uude autosse, kus see teenis pikka aega 14 aastat. Ja see oleks töötanud edasi, kui mul oleks olnud südant teda talvel pinnata 2-liitrise turbodiisli külmkäivitustega. Seda ta enam väga ei suutnud, aga suvel käivitus ta kõhkluseta. Siin näete vähemalt, et mootor vajab talvel täiesti teistsuguseid käivitusvoole kui suvel. See aku hoiab pärast laadijast pinget ilma koormuseta üle 12,6 volti, nii et sellest ei ole aru saada, et see pole enam täiesti korras. Kuidas see tegelikult on, saame teada just koormustesteriga. Ja lõpuks on mul siin uus Exide Premium, mis asendas selle Varta hoidja. Pärast umbes kuuajalist kasutamist peaks see olema endiselt nagu uus. Sellel on kõigist testitud akudest suurim mahtuvus ja märgitud käivitusvool. Käivitusakude testimiseks valisin seadme PT600A. Lisaks autoakule suudab see testida ka starterit, mõõtes selle voolutarbimist ning mõõta ka generaatori ja regulaatori laadimispinget, et kontrollida, kas laadimine töötab õigesti. Seade suudab töötada akudega, mille nimipinge on 12 või 24 volti ja mahtuvus kuni 200 ampertundi. Aku temperatuur koormustesti ajal peab olema vähemalt 16 kraadi Celsiuse järgi. Selles hinnaklassis ärge oodake, et tester näitaks teile aku tegelikku maksimaalset voolu, mida see suudab anda. Kuid see suudab teatud voolukoormuse alusel registreerida aku pinge langust, millest on näha selle tegelik seisund. Autopattereid on võimalik testida autos või autost eemaldatuna. Laadige aku alati kõigepealt täielikult. Mõõtmise ajal autos ühendame esmalt sinise klemmiga aku maandusjuhtme, punase klemmiga aku positiivse pooluse ja musta klemmiga negatiivse pooluse. Väljaspool sõidukit töötame ainult sinise ja punase klemmiga. Must klemm jääb ühendamata ja ei tohi puutuda teiste klemmidega. Potentsiomeetriga seadistame testitava aku mahtuvuse ja vajutame ning hoiame all punast nuppu. Selle ajal jälgime paremal olevat voltmeetri pinget. Nool stabiliseerub mõne sekundi pärast ja me näeme, kui palju on aku pinge koormuse all langenud. Kui see jääb üle 10,5 volti, on aku korras. Kui see on vahemikus 10–10,5 volti, on see juba halvemas seisukorras ja talvel võib meil käivitamisega probleeme tekkida. Ja kui pinge on alla 10 volti, ei suuda aku talvel käivitamiseks piisavat voolu anda. Vasakul olev ampertummõõtur näitab ligikaudselt koormusvoolu ja ole ettevaatlik. Nuppu ei hoita all kauem kui 5 sekundit. Kui aku on võimeline käivitama, saame jätkata starteri, generaatori ja regulaatori mõõtmisega. Mõõtmistulemused kandsin tabelisse, millest on näha, et vanim aku langeb koormuse all alla 10 volti. 2012. Aastal toodetud akud peavad kuidagi vastu, kuid külmades on neil probleeme korduva käivitamisega ja kui neid piisavalt ei laeta, on nende rike tõenäoline. Ja lõpuks uus aku talub ka korduvat koormust, ilma et selle pinge langeks, alla 10,5 volti. Kui me ei soovi koormustesti teha, saame aku laetuse taset mõõta. Mis tahes, voltmeetriga või määrata, elektrolüüdi tiheduse järgi. See kehtib aga ainult niinimetatud üleujutatud akude kohta, millel on juurdepääs elektrolüüdile. Mõõtmine toimub refraktomeetriga, mis on seade valguse murdumisnäitaja mõõtmiseks. Refraktomeetrid võivad olla optilised või elektroonilised ning autotööstuses kasutame neid pigem jahutusvedelike ja klaasipesuvedelike külmakindluse mõõtmiseks. Vedeliku tihedu määramiseks piisab, kui võtta pipetiga 2 või 3 tilka mõõdetavat lahust. Refraktomeetrilt loeme seejärel maha elektrolüüdi tiheduse väärtuse kilogrammides liitri kohta või lahuse külmumistemperatuuri väärtuse Celsiuse kraadides. Ja kui me juba vedelike juures oleme, siis mul on siin veel üks kasulik abivahend, mis kiiresti kontrollib pidurivedeliku seisukorda. Tester näitab sondi abil, mis on sisestatud paisupaaki, milline on tegelik keemispunkt. Kui see on madalam kui soovitatav väärtus, erinevat tüüpi pidurivedelikele peaksite selle kiiresti välja vahetama.
Naaseme veel käivitusakude juurde. Üldiselt eelistavad nad olla täielikult vaetud. Pikaajaline osaliselt tühjenenud olekus hoidmine kahjustab neid, samuti nagu ülelaadimine. Seetõttu kontrollige oma aku seisukorda nii tihti kui võimalik. Ja kui avastate, et selle pinge on alla 12,6 volti, laadige see välise laadijaga. Ja ärge kartke seda laadida, kui see on autosse ühendatud. Kui teil on kvaliteetne laadija, ei juhtu midagi. Kontrollige ka sõiduki laadimissüsteemi toimimist. Aku eest korralikult hoolitsedes premeerib see sind pika tööaga. Kõikide toodete lingid leiate video allkirjeldusest. Palun tellige ja klõpsake kellaikoonil, et seadistada teavituste saamine uute videote kohta. Rõõmu teeb ka teie meeldimine või konstruktiivne kommentaar. Nii et ootan teid juba järgmisel Unimaki töökoja videol.